Tere tulemast Naised tipus videopodcasti. Minu nimi on Signe Ventsel ja ma olen Eesti ettevõtlike naiste organisatsiooni liige, äriklubi asutaja. Ja meie tänane videopodcasti teema keskendub vabatahtlikule tööle. Kuidas me inimestena võiksime rohkem, julgemalt, teadlikumalt panustada vabatahtlikku tegevusse ja kuidas saada kaasa teisi inimesi rohkem sellesse tegevusse ja miks see üldse oluline on. Ja mul on täna suur rõõm jagada stuudiot kahe tõeliselt ägeda naisterahvaga, kes on väga teadlikult täna panustamas vabatahtlikuna omas kindlas valdkonnas. Me saame teada, miks nad seda teevad, kuidas neid on õpetanud, missugust eluaspekti muutnud on ja mida üldse Eestis võiks tegelikult vabatahtliku töökoha pealt muuta. Nii et tere tulemast, Kadri, ja tere tulemast, Johanna-Maria. Tere. Tere. Ja mul on teile kohe alustuseks tegelikult ongi see, et olge head, tutvustage iseennast ja öelge siis, et mis te teete igapäevaselt ja mis valdkonnas te täna vabatahtlikku tööd teete. Tere, mina olen Kadri ja vabatahtliku tegevusega seoses on minu kogemus seotud siis kogemusnõustamisega ja panustan igapäevaselt sellises MTÜs nagu MTÜ Kogemuse jõud, mis ühendab vabatahtlikke kogemusnõustajaid ja lisaks kogemusnõustajate koja nii-öelda juhatuse liikmena, kes on siis täna selle valdkonna katusorganisatsioon Eestis, nii et see on selline vabatahtlikkuse tegevuse fookus. Ja põhikohaga töötan Fonteses, värbamise töönd ja brändingu maailmas, nii et see on lühidalt võib-olla siis kõik alustuseks. Super, aitäh. Johanna-Maria? Mina alustasin vabatahtlikkusega ja ma ei olnud seda enne teinud, ma olen väga aus, et ma ei olnud selline MTÜ tüüpi inimene, ma ei olnud selline, et lähme aitame, oleme kõik õndsasti koos ja töötame ühe eesmärgi nimel. Sellist inimest minus enne 24. veebruarit 2022 ei ole. Ei olnud, et ma tunnistan ausalt, inimesed võivad paraneda ja praegu olen ma siis MTÜ Slava Ukraini eestvedaja, üks asutajatest ja me alustasime siis tõesti 24. veebruaril Ukraina teise sõja alguses oma tööd ja töötasime väga suure meeskonnaga tegelikult aprilli lõpuni vabatahtlikkuse korras, aga kuna siis said kõigil säästud otsa, lapsed jäid pisut nälga, kommunaalid jäid, nende maksmine hilines, siis me otsustasime, et meil on piisavalt vahendeid, et jätkata seda tööd tegelikult oma põhitöökohana, ehk siis kõik minu meeskonna liikmed, kaasa arvatud mina ise, loobusime oma senistest töökohtadest, et siis Ukraina suudaks võita meie abiga tegelikult meie väikse panusega selle sõja. Aitäh sulle. Ja mina küll olen täna siin nii-öelda nagu vestluse juhtija rollis, aga siiski ma olen ka täna Eesti ettevõtlike naiste organisatsioonis inspireerimas naisi ettevõtlusele ja ettevõtlikkusele, et meie ideestik on see, et sa ei pea olema täna küll nagu ettevõtja, aga mina ütleks, et meie missioon ongi see, et me võiksime olla naistena ettevõtlikud inimesed ja sealt hakkab päris palju muutuma, nagu siin näha, just ka kaks naist sellest ka räägivad. Aga ennem kui me liigume päris teemasse, siis ma tegelikult otsisin välja kohe ka vabatahtliku definitsiooni, ehk et vabatahtlik töö on energia, oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Et me räägiksime nagu ühelt nagu mõistelt lähtuvalt nii-öelda, ehk et oma vanaema hooldamine on ülimalt armas tegevus, aga seda ei saa nimetada kui vabatahtliku tegevuse alla, vaid ikkagi see, et see on kaudses mõttes nagu ühiskonna parematele nii-öelda nagu järkudele aitamine nii-öelda erinevates valdkondades, et see mõte. Aga liigume teemast ja ma ütlekski selle kohta, et Johanna-Maria natuke mainis, kuidas tegelikult tema oma vabatahtliku töö juurde jõudis, aga tahad sa võib-olla, ehk mu küsimus ongi siit see, ehk et mis oli see, mis siin tegelikult tõukas siis selle vabatahtliku tegevuse juurde ja kuidas sa jõudsid siis nii-öelda, et kuidas tekkis see tunne sinu puhul ka? Tead, seal ei olnud tegelikult isegi küsimust, et kas hakata seda tegema või mitte, sellepärast et 27. veebruaril tuli siis minu endise abikaasalt kõne Kiievist, nad põgenesid meie perekonnaga sealt ja ta ütles, et kiirabisid on vaja. Ja pärast seda ma ei mõelnudki ja ma olen täiesti aus, ma olen alles praegu hakanud mõtlema, et kuidas ma olen siia jõudnud oma eluga, kuidas ma olen teinud sellise kannapöörde. Ja see üks telefonikõne tegelikult muutiski mu elu ja kui sa ütlesid, et on
inimesed otsivad ja naised peaksid olema ettevõtlikumad, eks ju, siis tegelikult mina otsisin ka seda midagi, mis ma võiks teha. Ma töötasin kultuurivaldkonnas, PÖFFi külaliste osakonna juhina ja ma tegelikult ei teadnud, et mis see järgmine samm minu jaoks on. Ja ühest küljest natuke on piinlik ka seda öelda, aga see sõda muutis minu elu tegelikult positiivses küljes. Sellepärast, et see ongi see asi, mida mina pidin oma elus tegema. Et see ei ole lihtsalt nagu vabatahtlik töö mulle, vaid see on ka tegelikult missioon. Et kui me selle sõjaga võidame, siis tegelikult see töö jätkub ja see missioon jätkub. Et see ei ole selline, ütleme niimoodi, et paarikuine projekt, mille peale me alguses ei mõelnudki, me lihtsalt tegutsesime ja lihtsalt andsime abi. Nüüdsest on kasvanud välja tegelikult välja arenenud töö ja igapäevane missioon ja kõik need inimesed, kes on minu meeskonnas, nii Eestis kui ka Ukrainas, me kõik jagame neid samu väärtusi, eks ju, me kõik panustame oma aega sinna ja sellest ongi nüüd niimoodi, vabatahtlikkusest on justkui kasvanud välja töö, eks. Et idee tasemelt ja puht juhuslikult ühest telefonikõnest sündis tegelikult elumissioon. Jah. Okei. Kadri? Ma hästi kuidagi samastun sinu selle tõukega, et mul on endal ka tunne, et see isiklik mingisugune kogemus või isiklik tõuge vabatahtliku töö suunas tõenäoliselt on kõige tõenäolisem, kuidas sinna üldse nagu jõuda. Ja mina ka ei olnud teadlik vabatahtliku sellise kogemuse otsija oma elus, et tegelikult läbi isikliku kriisi jõudsin ma sinna, et kolm last minu 5 sündisid siia ilma 3 kuud enne õiget aega. Nende elu algus oli väga raske, me veetsime mitu kuud haiglas ja tegelikult see, millest mina puudust tundsin seal haiglas olles, nagu sellist sarnase kogemusega inimese toest, kes oleks minu jaoks ellujäämise eeskuju mõnes mõttes, kelle osas keegi, põhimõtteliselt ma saan vaadata, mõelda, et tema tuli sellest läbi, et see on võimalik. Sellist võimalust mul ei olnud. Ja nii mõtles lisaks mulle veel mitu ema. Ja täpselt nii peaaegu 10 aastat tagasi sündis väike MTÜ, kus me hakkasime siis seda oma kogemusnõustamise võtmes siis tegelikult nii-öelda pakendama esialgu õppima seda, kuidas seda teha ja teisipidi tänaseks on kogemusnõustamine väga paljudes eluvaldkondades täiesti levinud selline abistamise viis ja enneaegsed lapsed on olnud see minu teema ja ma olen siis hästi palju aastaid nüüd täna juba Ida-Tallinna Keskhaigla vastsündinute intensiivravi osakonna juures seda teinud, olnud siis toeks enneaegsete laste vanematele, kes umbes nii tunnevad, nagu mina tundsin ennast omal ajal. Ja tänaseks võib-olla see haiglatöö on pisut nagu taandunud, et kuidagi selle kogemusega kindlasti käib kaasas ka see, et ühel hetkel see aktuaalsus sinu jaoks võib nagu muutuda, et minu lapsed on täna 11-aastaseks, et ma ei käi enam regulaarselt haiglas seda tegemas, aga panustan niiviisi, et koolitan uusi kogemusnõustajaid ja juba olen rohkem selle valdkonna arendamise juures läbi selle kogemusnõustajate koja, ehk siis ka natukene sellest see on nagu edasi kasvanud või edasi liikunud, et jah, et kuidagi ma ei osanud kuidagi minna otsima sellist kogemust, vaid ikkagi nagu teatud isiklik kriis on viinud seda nagu lahendama, sest seda süsteemis ei olnud seda võimalust. Isiklik lugu viib selleni, et on tahe panustada. Aga kui ma mõtlen selle peale, nagu sinu loo peale, kui ka Kadri sinu loo peale, et aga mis on see ikkagi see päris miks? Et üks on see, et sul on nagu omal mingisugune kriis on, nagu sina ütlesid, on ju. Aga mis on see nagu päris suur miks, et mis sind tegelikult paneb oma vabast ajast panustama teiste inimeste koolitamise peale ja kas oled sa mõelnud selle peale ka? No seda ikka päris sageli küsitakse, et kas sul ei ole siis muud teha, et sul on kodus 5 last. Sul on 5 last ja sa teed ägedaid asju oma tööalaselt, et kus sa nagu see? Ja tegelikult, mis on selle vabatahtlikkusega ju kaasas käib, on see, et sa lähed ise ju ootustega või tähendab lubadustega, mida sa saad anda. Ehk siis ka vabatahtlikkuselt ei saa oodata ka seda, et tule täiega, anna kõik oma tunnid, et mõnes mõttes see on
täpselt see viis, kuidas sina oma ellu selle sobitad ja just nii, et sinu muu elu ei pea kannataks. selle all kannatama, ehk siis teiste abistamine ei saa kaasa tuua nagu uusi ohvreid sinu enda näol, et ma teen seda kuidagi kellegi või millegi arvelt. Ehk siis ma saan ise valida selle endale sobiva viisi. Loomulikult see tähendab hästi selgeid kokkuleppeid perega, tööandjaga, mul on õnne olnud tööandjaga, kes ka väga toetab seda, et teatud ühiskondlikku panust anda ja isegi ka tööajast on mul neid kokkuleppeid olnud ja mul on luba minna ka väljakutse peale reageerida päeval tööajal, minna haiglasse, kui see kutse tuleb. Et ja noh, kui sa küsid miks, et siis alati võib ju mõelda, et keegi kuskil võiks lahendada kõik need probleemid, mis siin ühiskonnas on, aga siis tuleb ikkagi vaadata otsa, et mis ma ise selle jaoks teha saan ja noh, minu elus oleks tõenäoliselt väga suur tükk tänaseks seal olevaid inimesi ja osa olemata, kui seda poleks minu ellu tulnud, et see on nagu täiesti loomulik osa minu identiteedistena, et ma isegi küsi seda, et miks ma jälle lähen, et kuidagi see on nagu osa minust juba. Ehk et ma võiks selle kokku võtta, et see tuleb südamest nii-öelda, et sa saad aru, et see tuleb südamest, sa tahad panustada. Just. Ja nii see lihtsalt on. Ja nii see lihtsalt on. See peab olema, siin sa ütlesid väga õigesti tegelikult, et sa pead tegelikult, et kui me ajaliselt panustame, eks ju, et siis tegelikult see ajaline panus peab olema ka kuidagi määratletud, sellepärast, et meie põhjal ma väga nägin väga selgelt, et kuidas perekonnad kannatasid, eks ju, kui sa töötad 24/7 ainult vabatahtlikkuse korras, et siin peavad mingid kokkulepped olema ja sa pead ise enda jaoks tegelikult läbi mõtlema. Ja alati, see on tegelikult nagu töö otsimisega või oma missiooni otsimisega elus, et kui sa leiad sa pead leidma just selle sobiliku vabatahtliku töö, mis sind kõnetab. Ja just siin tulebki see emotsionaalne ja isiklik selline koht välja, et me ju ei vali ka endale sellist tööd, mis meile ei meeldi. Vabatahtlikkusega on täpselt samamoodi, see peab olema sulle lähedane ja see peab sind inspireerima tegelikult, et vabatahtlik töö võib sulle hästi palju anda, aga olgem ausad, see võtab ka sinult hästi palju ja sellepärast tuleb ka nagu ennast hoida ja endaga kokkuleppe teha ja ennast ümbritsevate lähedastega teha kokkulepped, et vot nüüd ma panustan emana, et emana jääb mul tunde vähemaks, täpselt nagu minulgi, aga et ma kuskilt korvan seda, et sellel peavad tegelikult piirid olema, et ma olen näinud nagu väga ohtlikke olukordi, kus see väljub igasugustest piiridest ja kaasa arvatud minu enda puhul. Ehk et esimene õppetund siit, ma kohe niimoodi korjan neid õppetunde ka siit igalt poolt sisse, et kuulajad saaksid endale kohe kaasa haarata, on see, et luua sellise nagu hea nagu kokkuleppe oma perega ja see põhimõte, et kuidas sa seda teed, kui palju sa seda teed ja see kokkuleppe ka iseendaga. Absoluutselt ja neid põhjuseid, miks ju vabatahtlikkuse juurde kas jõutakse või otsitakse seda enda ellu, neid mudeleid on ju väga palju erinevad. Meie süsteemid meie ümber on ju väga erinevad. Palju ma üldse saan sinna anda, võib-olla üks tund kuus võib-olla saan anda. Ja siis on inimesed, kes ütlevad, et ma ainult seda teengi, ehk siis kuskil keegi peab talle seda ka võimaldama. Ehk siis see pühendumise võimalus on absoluutselt erinev. Ja ei tohiks, mina arvan, võtta kuskil kedagi nagu mõõdupuuks, et tema jõuab rohkem või see ei ole nagu võistlus. See ei ole see koht, kus võistelda. See ei ole nagu võistlus. Ja võib-olla siin on ka see, et mida mina ise panen, et on mingeid nagu etappe, kus ma saan nagu anda rohkem panust, mingi etapp, kus ma saan vähem panustada ja sellest tegelikult tulekski nagu lähtuda, aga see mõte ka, et ikkagi ise ennast alles jätta. Sest muidu on nii, et inimene, kes on ise närtsinud, ei saa anda ka mingisugust panust ja nagu närtsinud inimest see ei inspireeri kedagi. Ja lõpuks hakatakse sind aitama, eks ju, ja abivaja ja pealt kandub see fookus hoopis sulle ja see ju on risti vastupidine sinu eesmärgile. Aga Johanna-Maria, mis on sinu miks, et sa oled teinud seda nüüd nagu natuke nagu ekstreemsemalt, hästi kiiresti kõiki asju, see on olnud nagu nii paljude nagu erinevate nüanssidega seotud, oled sa mõelnud selle oma päris miksi peale, et panna oma töö maha ja teha nagu 100% vabatahtlikku tööd. Ausalt öeldes ma nagu suurim kummardus sinu ees päriselt ka. Nagu ma enne mainisin, ma arvan, et see pidi lihtsalt mu elus juhtuma, et vahest
asjad lihtsalt Juhtuvad. juhtuvad, eks ju. Et ma otsisin seda midagi ja see tuli mu ellu. Ju see pidi olema siis selline järgmine etapp minu elus lihtsalt. Ja tegelikult, kui me nüüd olime eelmine nädal Ukrainas, siis Ilmar Raag oli meiega koos ja siis viskasid nalja, et issand, et kus laval raha otsa saab, et ja noh, sõja võidame, et mis sa siis järgmiseks teed, et lähed poliitikas, ma ütlesin, mitte mingil juhul, aga ma saan aru, et sellesse valdkonda, et isegi kui meie ei jätka mingi hetk, eks ju, ma loodan, et seda ei juhtu, siis tegelikult ma jään selle valdkonnaga ikkagi seotuks. Ehk siis sellest vabatahtlikust tööst ongi kasvanud töö välja ja sealt see areneb. Et need ongi erinevad arenguetapid tegelikult ja sa inimesena kasvad niivõrd palju. Ma arvan, et ma olen õppinud selle 7 kuu jooksul rohkem kui elu jooksul kokku tegelikult. Me selle õppimise juurde kohe jõuame, see on hästi põnev teema, mina ütleks ka, et vabatahtlik töö annab väga palju kogemusi juurde. Aga võib-olla ma korraks tuleks selle juurde, et kui te nüüd mõlemad korraks nagu räägiksite ühte sellist klassikalist päeva, et kuidas see näiteks teie vabatahtlik päev näiteks, või kui on mingisugune päev, kus on nagu sinu mõttes, Kadri, panustamise, kuidas see välja tegelikult näeb, et noh, nagu et anda inimestele paremini nagu ettekujutus, kes pole veel panustanud, et mis see tegelikult tähendab tegevuste mõttes just ka? No vot, see on ajas nüüd üksjagu muutunud. Selline võib-olla kõige pikem periood minu elust, mis tõesti puudutas sellist haiglapõhist toimetamist ja nõustamist, siis tegelikult meil oli selline armas väike tiim 3 nõustajast, 3 emast, kellega me seda koormust jagasime. Ja meil oli regulaarselt 1 päev nädalas, kus oli see päev, kus me olime emade jaoks osakonnas olemas, meid teati sinna oodata ja me jagasime veel omavahel, et kes mis päeval läheb, et tegelikult nüüd kujutada ette, et see on iga päev vabatahtliku töö nagu tundi, see võis ka nii olla, sellepärast, et lisaks tulevad sul võib-olla kontaktid kuskilt, keegi soovitas, siis on keegi Facebookis, keegi helistab, et ütleme, et noh, kõike seda, mis see sinna panustab, ma ei oska isegi klassikalise päevana nagu kirjeldada, aga jah, minul ta oli lihtsalt seotud selle kohapõhisusega, et ma läksin sinna osakonda ja ma teadsin enam-vähem ette, et seal on nii palju emasi nende murede rõõmudega ja võib-olla erinev sellest võib-olla klassikalisest nõustamisest on see, et meid ei osatud kunagi sinna siis oodata, ehk siis ei olnud nagu selline kokkulepitud nõustamissessioon, et pane aeg kirja ja ma tulen, vaid tegelikult ma astusin sinna tuppa ja ma ei teadnud, mis saama hakkab, et kas mind võetakse vastu. Ma just tahtsin küsida, kas sind võeti vastu, kuidas see reageerib? Nii ja naa, jah. et see sõltus täiesti sellest ema vajadusest ja valmisolekust ja see on ka okei, kui sind ei võeta vastu, et see ei ole isiklik. Ja võis olla, et esimene kord ei võetud vastu, järgmine kord juba oodati sind. Aga huvitav on see, et enamasti tekitas sellist nagu võib-olla kerget barjääri see, et kui sa sisened selle tutvustusega, et ma olen nõustaja, et siis see on nagu see, et oi, ma pole abi küsinud, et kas mul on nüüd midagi nagu väga valesti või mul on kõik hästi, eks ole. Aga kui ma ütlen, et ma olen ema ja ma olin siin samas palatis ja me käime siin rääkimas ja nii edasi, et siis vaat see kogemuse pinnalt vastuvõtmine oli, noh, põhimõtteliselt ma arvan, et 100%. Et ma olen siin sinu pärast, et ma tean, mida sa nagu koged. Et see on võib-olla jah, see on ka võib-olla see kõige suurem miks mind on ikkagi sinna tagasi nagu viinud. Okei, aitäh. Ma lihtsalt lisan, et see on hästi huvitav tegelikult, et kuidas noorte emadena, eks ju, ja uue emana sa siis oled niimoodi, issand jumal, oled seal haiglas ja kui on ka enneaegne laps, et sa mõtled, okei, kas nad ütlesid, kas nad mõtlevad, et ma äkki ei saanud hakkama või et see tegelikult see abi vastuvõtmine on ma tean, et minule oli hästi raske tegelikult, et alati püüad ju ise paremini hakkama saada ja et tegelikult see on hästi suur tugevus inimestelt, kes oskavad seda abi tegelikult vastu võtta, et lasevad oma selle barjääri alla ja lubavad sind tegelikult sellesse hästi intiimsesse keskkonda, et sa oled ju just talle see uue elu ilmale toonud ja siis tuleb, sa näed välja muidugi nagu haljas, et selles mõttes väga raske ei ole, aga ma oleks ilmselt lapse kohe sülle teada, et jah, aga et see on hästi selline intiimne ja hästi tänuväärne. Aga siit ka üks õppetund ikkagi, et naistel, et
julged naised oskavad kasutada oma võrgust ja võtavad abi vastu, et ei ole vaja kõiki asju üksi teha ja ise hakkama saada, vaid mulle ikka meeldib olla siis suur spordifänn, et igasuguseid kuldmedaleid veedetakse alati koos meeskonnaga. Ja täna on nagu inimesi nii palju, kes on mingis valdkonnas väga head. Kuidas leida need inimesed üles, kes sind tegelikult aitavad selle probleemi, situatsiooni või mingisuguse koostöö koha pealt? Et ma arvan, et see on üks naiste meie nagu oskuse arendamise koht kindlasti. See on tegelikult hästi raske, aga mida ma räägin ainult oma kontekstis, et enne olid justkui kõik uksed suletud, eks ju, ütleme niimoodi valitsuse tasandil, ministeeriumite tasandil, eks ju, ka nii Eestis kui ka Ukrainas, et mingi lihtsurelik ei saanud kunagi ladvikule lähedale, eks ju, aga nüüd on see hoopis muutunud, sellepärast, et ühiskonnas on tekkinud ka tegelikult selline kuidas seda nimetada, et on tekkinud ikkagi mingi muutus ja selline avatus on tekkinud mõlemas ühiskonnas, eks ju, et abivajajad võivad küsida ja abiandjad tegelikult avavad sulle ka uksed. Et see on väga suur muutus, mida mina olen näinud selles valdkonnas. Nii, aga sinu puhul nüüd, kuidas sinu päev ma arvan, et see protsess on muutunud 24. veebruarist kuni tänaseni väga palju, aga võib-olla äkki siis markantsem päev, et kuidas see välja näeb teie puhul? Eesti meeskonnale tähendab see asjade pakkimist, asjade ostmist, tellimuste ülevaatamist, et kes mida soovib, siis ajagraafiku loomist ja ka eelarvete koostamist, et kui palju meil hetkel vahendeid on, kui me peame selle kuu aja peale ära jaotama, nüüd meil on kuni märts 2023 tegelikult juba eelarve paigas, eks, nende vahenditega, mis meil hetkel on. Ja minu päev siis, ma olen püüdnud anda need väiksemad asjad, mis on tegelikult väga olulised, aga mis on operatiivsed küsimused. Need ma olen usaldanud ikkagi meeskonnale, sest et muidu ma lihtsalt rebiks ennast lõhki. Ja Ukrainas olles on see ikkagi 800 kuni 1200 kilomeetrit autosõitu päevas, külastades erinevaid üksusi, erinevaid meedikuid, siis viies kohale nii sõjaväe tellimusi kui ka siis humanitaarabi tellimusi, et selline see päev on ja siis õhtul loodad, et kuskil on mingi Statoili-laadne bensiinijaam, kust äkki on mõni kabanoss alles jäänud. Ja selline päev ongi ja siis järgmine hommik ärkad uuesti üles ja teed kõike seda täpselt samamoodi uuesti edasi. Ehk teil on olemas täna nagu Ukraina poolega ka mingisugused kontaktid, ühendused, kes teile siis põhimõtteliselt annavad märku, mida on vaja, teie lähtuvalt sellest siis oma tiimiga organiseerite? Kus see nagu vajaduspõhisus tekib sealt? Me ju alguses saatsime kiirabi autosid ja teenindasime haiglaid ja just keskendusime ka enneaegsetele lastele. Aga kuna me saime aru, et meie meeskond on niivõrd väike ja meil ei ole neid rahalisi ressursse, eks, siis me panime oma fookuse hoopis rinde toetamisele. Et hästi paljud tegelikult Euroopa riigid ja teised MTÜ'd Euroopast tulid meile järgi, et alguses oli innovatiivne saata kiirabi autosid ja toetada siis haiglaid. Aga mida samme edasi ja aeg edasi, seda rohkem tuli seda abi. Ehk siis me kaotasime justkui, ma räägin siin nüüd nagu äris, eks ju, et kaotasime justkui oma niši. Et see lünk sai täidetud ja kui me käisime selle koha peal aprillis, siis ma sain aru, et jah, et selleks, et see riik toimiks ja selleks, et see rinne püsiks, on meil vaja toetada rinnet. Sellepärast, kes evakueerib siis tsiviilisikuid, kes kaitseb neid. See on rinne, see on need mehed, kes on mehed ja naised ja meedikud, kes on sellel rindel. Ehk siis see fookus liikuski kiirabidelt ja haiglatelt tegelikult otse rindele. Ja räägitakse, et Ukraina on korrumpeerunud riik ja ma ei vaida sellele vastu. Igal riigil on omad plussid ja miinused ja me töötame niimoodi, et mina ja meie Ukraina partner läheme selle üksuse baasi ja küsime ja kohtume nendega, küsime täpselt nende komandöri käest ja meediku käest, ehk mida teil tarvis on. Me vaatame, kas nad on usaldusväärsed inimesed, me vaatame, kuidas töötab nende üksus. Ehk siis me saame ka teada, et meie annetatud asju kasutatakse sihtotstarbeliselt. Te kontrollite seda väga? Ja sellepärast, ja me ei töötagi nii, et kui keegi saadaks meile praegu mingi tellimuse, siis me ütleme, et väga kena, te olete järjekorras 15.
Johanna tuleb järgmine kuu Ukrainasse ja siis me kohtume teiega eraldi. Ja meil on, ma arvan, et 15 üksust hetkel ja siis on veel eraldi meedikud, et see peab toimuma väga isiklikul tasemel, sellepärast et siis sa tead ka näiteks, et kas meedik või poisid oskavad kasutada siis oma apteeki, mis neil on põlve peal või siis siin kuulivesti küljes, eks ju, sest see on ka annetatud raha. Üks selline apteek maksab 200 eurot. Wow. See on väga suur raha. Ja kui ta ei oska pooli asju neist kasutada, siis nüüd me enam ei ütle, et vabandust, me ei anna teile, vaid meie lahendus, me pakume ka lahenduse. Me ütleme, selge, väga kena, soovite neid, siis me paneme teid kokku meie medical trainingu inimestega, nad tulevad teie baasi, mitte te ei pea sõitma kuskile Lääne-Ukrainasse 1,5 päeva, vaid nad tulevad teie baasi ja annavad teile meditsiinilise koolituse. Ja teil on, esiteks te oskate neid asju kasutada ja teil on palju suurem võimalus jääda ellu. Te saate kaitsta ennast ja saate kaitsta tegelikult ka oma enda kõrval sõdivaid inimesi ja võitlevaid inimesi. Et mitte et parastada neid, vaid paku välja lahendus. Jaa. Aga kui ma nüüd kuulan sind, Johanna-Maria, siis mul tekib kohe nagu minu järgmine küsimus siit, et vabatahtlik töö on vabatahtlik, sa panustad selleks, et midagi muutuks paremaks, aga mõlemal teil tegelikult on ühelt poolt sellised nagu tundlikud teemad. Et kuidas need vaatepildid, need situatsioonid, mis ei ole tihtipeale väga sellised nagu rõõmsad, on ju. Ja kuidas need tegelikult teid ennast on mõjutanud? Et kuidas sa sellest tuled välja? Et ma arvan, kui sa Ukrainas seal käid, siis see ei jäta, ma arvan, kedagi külmaks, on ju. Ja kuidas need situatsioonid, mis sa tegelikult oma silmade läbi näinud oled nüüd selle poole aasta jooksul, kuidas sa sellest taastud sellest? Ma arvan, et see on olnud tabuteema, aga ma arvan, et ma ei peaks kuidagi ennast halvasti tundma, kui ma ütlen, et mul on ärevushäired ja mul on diagnoositud ka depressioon. Ehk siis alguses ma võtsin igal õhtul või hommikul, olenes sellest, et kus me ööbisime ja kas mul oli vaikne hetk ja kas oli duširuum, siis ma lubasin endale 10 minutit duši all tegelikult nutta, et saada see endast välja. Aga et ongi seda on hästi imelik asi, et sa harjud teatud asjadega ära. See on uskumatu tegelikult. Ja kuivõrd kiiresti tegelikult me sellega ära harjume. Et ma olen harjunud, et kui lähedal pommitatakse, ma olen harjunud sellega, kui hotelli toal löövad pommi plahvatusest aknade eest ära, sest ma juba magan pea teki all. Ja ma topin ennast nagu väike laps, eks ju, panen ennast kinni. Ma olen harjunud ära surnukehade nägemisega, ma olen harjunud ära siis laibalõhnaga, see jääb sinuga mitmeks päevaks, aga sa saad sellest jälle lahti ja mulle silm ka ei pilgu. Ja see on nii, nüüd ma hakkasin seda, kui ma just tulin eelmisel nädal tagasi, siis ma hakkasin mõtlema selle peale ja et kuivõrd kiiresti see kõik on toimunud tegelikult. Kuidas sa harjud sellega ära? See, mis ei ole tegelikult ju üldse inimlik, millega ei tohiks ära harjuda. Aga ometigi meie elame siin turvalises keskkonnas, aga nende jaoks on see iga päev. Mina olen seal 2-3 nädalat ühest kuust ja ka minu jaoks on see juba uus reaalsus, uus normaalsus. See tegelikult ei tohiks meile mõistusesse ju mahtuda inimlikul tasandil, eks? Kas sa oled leidnud ka veel mingisugused rutiinid või mitte mingisugused tegevused, mis toovad siin kuidagi tagasi, taastavad, aitavad sul seda mõttemaailma korrastada? Loodus. Ma suhteliselt kiiresti õnneks leidsin endale looduse, et kui tagasi minna siis idast läände, siis 1 päev vähemalt olla kuskil Lääne-Ukrainas, ilma et sa sõidaksid Lvivi sisse, olla kuskil looduses, kus on soovitatavalt loomad, kus saab jalutada, et see on see justkui dekompressiooni aeg enda jaoks, sest kui ma tuleksin otse Eestisse, siis ma ei oleks väga hea ema. Ja kui mul ikkagi jookseb juhe kokku idas, siis ma püüan minna Harkivisse ja Harkivi loomaeda. Et mul on seal omad sõbrad, seal on orangutangud, kes on ellu jäänud ja siis on 3 leemurit, 3 hullu, kes lastakse puurist välja ja siis igaüks tõmbab mind erinevast kohast, aga see on ka selline
detox justkui sulle. Et ma olen leidnud, et just loodus on see, mis mind siin aitab ja kui mul on ka Tallinnas paha olla, siis ma lähen Kadrioru parki jalutama. Et see on võib-olla see sinu moodi nii-öelda puhkuse nagu kodastamise aspekt. Et ma oleks väga õnnelik, kui ma oleks ka sportlane, aga ma arvan, et kui me sinuga jooksma läheks, siis ma lihtsalt roomaks sul järgi. Ja eks võib-olla siuke hea mõte siit ka, et iga naisterahvas või meesterahvas võiks leida endale, kes vähegi tahab olla efektiivne, leida selle asja, selle oma õnnekohvri tööriista, nagu sina praegu ütlesid, sul on see looduse jalutamine ja mida siis võtta kohe rakendusse, kui on nagu see pikk päev olnud, ma ei tea, mingisugune keerulised suhted, mis iganes nii-öelda. Ja sellega ei tohi venitada. Sa ei tohi lasta seda järgmisesse päeva, sest sa pead selles endast välja saama tegelikult. Just, ja mina ütlen, see peaks olema nagu inimese päevaplaanis juba kirjas, et täna õhtu ma olen, ma ei tea, spordirajal või ma olen loomaaias või kus iganes nii-öelda, sest et kui sa tahad olla efektiivne tegutseja, sa pead oskama targalt taastada ennast. Aga see tarkus ei tule kohe algusest peale, vaid et see tuleb ikkagi alles siis, kui sa oled praktiliselt läbipõlemise äärel. Vähemalt see on minu kogemus. Ja mina võin ka sulle öelda, et Johanna-Maria, et mina jõudsin ka selle teema juurde alles siis, kui ma olin seal niimoodi augu ääre peal ja nagu olin põhimõtteliselt nagu kohe kukkumas, nii et aga vähemalt on teadmine olemas nii-öelda, on ju. Ehk et tark tööriist ise endale. Kadri, kuidas sinuga lood on, et kuidas... Kogemus on ju absoluutselt erinev ja see, mida me teeme ja teisipidi kõik see, mis sa räägid, ma arvan, nii otseselt ülekantav. Tegelikult, et võrreldes sellega, siis kui ma oma vabatahtlikku tööd alustasin, minu esimesed nõustamised haiglas, kus ma läksin koju ja põhimõtteliselt ei maganud öösid, elasin uuesti neid, asju üle, võtsin need lood endaga kaasa, kuigi ma olin ju seda kõik õppinud, ma olin õppinud neid tehnikaid, ma olin õppinud, kuidas sõna otseses mõttes välja tulla sellest ja kõike seda, aga kogemuste saamist ei saa kiirendada. Ehk siis tuleb ära sammuda seal ääre peal, nii nagu te kirjeldate, aru saada, et missugune on see, kuidas sa ise funktsioneerid ja kuna just ja teisipidi, et kuna just nimelt selles samas valdkonnas, kus mina toimetan, sina oledki ise enda tööriist ja sa vastutad selle toimimise eest. Ehk siis see, mis ei saa või ei tohiks juhtuda, on see, et ma muutun ise abivajajaks. Ja sai küll sammutad ka vapralt selle ääre peal ja teisipidi ikkagi see, mida te kirjeldate ühelt poolt, et sul peab olema see ka, millega sa oma seda tassi täidad, et sa saaksid midagi ära anda. Teisipidi tuleb ikka korraks vahepeal sinna auku ka kukkuda, et nagu mõista, et kus on need sinu enda tegelikult ka piirid ja kui palju sa päriselt saad ära anda. Et nii et mina ütlen, et minu teekonnal pigem need kogemused ja väga raskete lugudega või selliste, ütleme, et kus ju sellisest nagu selles nõustamise maailmas või kogemusnõustamise maailmas, mis on minu jaoks olnud kõige ohtlikumad lood, on need lood, mis on nagu minu loole väga sarnased. Ehk siis sul väga palju seoseid tekib selle perega või väga palju seoseid sul tekib kuidagi iseenda looga või neid läbielamistega. Ehk siis väga lihtne on samastuda. Ja siis on hästi selgelt tegelikult võtted ja tööriistad samamoodi, mida sa pead nagu valdama, et lihtsalt see joon maha tõmmata, et see ei ole minu lugu. Ja nii ongi. See on hästi veider, et ühest küljest me aitame neid inimesi ja sa võtad need kogemused endaga koju ja teisest küljest ratsionaalselt sa pead mõtlema, et ma ei tohi nii palju samastuda. Aga me ei ole keegi nagu superinimesed, eks ju, et sa ei saa tegelikult siin joont vahele tõmmata ja kui sa ei hooliks, siis see on ka teistmoodi kuidagi, et sa ühest küljest sa pead väga hoolima, teisest küljest sa ei saa lasta endal seda niivõrd mõjutada, eks. Aga kuidas see balans leida, siis sul on süütunne kõige selle vahel, et see on ka hästi karm tegelikult. Tegelikult empaatia ja kaastunne on täiesti erinevad asjad. Need on täiesti erinevad asjad ja nii pea, kui sa enda jaoks ära tunnetad, et läbi kaastunde ma sageli ju võtan selle loo ja hakkan ise seda läbi elama. Ja läbi empaatia ma saan seda mõista, aga ma ei võta seda lugu endale. Issand, ma peaks sinu juurde tulema. Ja see ongi minu jaoks üks tehnika, mida mina algul rakendasin, kui mina sinna samma palatisse sisenesin. Ehk siis nii, nagu sa paned toast tule põlema,
on ka võimalik sedasama lülitit empaatia ja kaastunde vahel ümber lülitada ja algul ma pidingi seda mehaaniliselt oma peas tegema. Et nüüd, kui ma siia lähen, siis ma ei tule välja nii selle tundega, et see on minu lugu. Et, aga see on treenimine, see on kogemus ja sinna ma jõudsin ka mõne aastaga alles. Mul on aega veel. Aga ma tundub, et see vabatahtlik töö, kui ma teid kahte kuulan, siis see tahabki väga sellist nagu teadlikku enesejuhtimist iseendast arusaamise koha pealt, kuidas sa toimetad, kuidas sa mõtled, kuidas sa töötad nii-öelda, missuguseid tööriistu sa kasutad, et üldse nagu püsti püsida nii-öelda, et see on selline nagu arengu aspekt ilmselt nagu vabatahtliku töö tegijatel kindlasti. Jah, ja nagu ikkagi ma jään selle juurde, et ei ole sellist universaalset asja, mis nagu igasuguse vabatahtliku panuse puhul täpselt töötab samamoodi, kui ma kuulan Johanna-Mariat, mõtlen täpselt nagu sinagi, et kuidas see ometi võimalik on, et kuidas ta püsti püsib ja kuidas üks inimene suudab tegelikult seda läbi teha, aga ja niimoodi samastuda ongi väga keeruline ja ma arvan, et nii nagu sa ütled, et see on arusaamine, mis mulle sobib, mida mul on ära anda ja ausalt ka siis selle järgi nagu toimetada, et see vastutustunne peaks nagu kaasas seal käima. Nüüd on õige aeg minna meie tänasele kunstipausile ja meie kunstipausi on sisustamas kunstnik Brit Resser. Tere, mina olen Brit Resser, kunstnik. See loominguga tegelemise tee ei ole olnud kindlasti mulle esimene valik, aga mingi hetk otsustasin, et oma elus, et loomingut peab minu elus rohkem olema ja sealt tuli ka minu esialgse karjääri muutus siis majandushariduselt rohkem kunstiharidusele. Ma võiks öelda lõputu inspiratsiooni olema leidnud loodusest, merest. Mul on õnnestunud palju käia reisimas. Üks selline kogemus, mis mul oli Sri Lankal, kus me võistlesime surfi meistrivõistlustel. Ja see oli küllaltki siuke intensiivne minu jaoks, et koju tulles siia eestimaisesse veebruarisse, kus on lihtsalt lõputu pimedus, ei lähegi valgeks ja sel hetkel ma kuidagi tajusin, et see valgus ja päike ja see lainevaht ja see tohutu energia, mis seal ookeanis ja seal lainetes on, et see lihtsalt sundis mind võtta pintsel, võtta lõuend, kuigi ma ei olnud seda väga-väga pikalt teinud ja alustada maalimist. Ja see läks sellise hooga, et kui ma varakevadel või hilistalvel hakkasin sellega tegelema, siis kevadeks oli mul selline hunnik töid, et ma tegin oma esimese näituse ja sealt läks kõik lahti. Minult on mõnikord küsitud, et kuidas sa hakkasid tegelema selle loominguga niisugusel intensiivsemal moel, et paljud ilmselt tahaks, aga pole julgenud, et siin mul on küll niisugune mõte, mis ma ise tabasin enda puhul, et nii kui ma selle molberti endale ikkagi tuppa seisma jätsin, et ma ei koristanud õhtul neid asju kokku, et siis niisugune pidev vool, et sa tõesti õhtul ei lõpeta asju ära, sa tead, et see asi jääb sinna paika ja homme alustad, et see sunnib rohkem tegelema, kuni viib võib-olla selleni, et sa mingi hetk avastad, et sul on vaja stuudiot, et teha rohkem kunsti. Siin on kasutatud siis mu loomingus ka õli, maalitehnikat, aga rohkem olen jäänud truuks ikkagi akrüültehnikale. Et on olnud palju katsetamist ja siiamaani on ja ilmselt jääb palju avastamist ja õppimist. Minu looming, ma arvan, kõige aktuaalsem on olemas Instagramis, see on Brit Resser Art ja on ka koduleht, kus on siis olemasolevatest töödest rohkem infot. Mina olen ka oma ettevõtlike naisteorganisatsiooni kaudu nagu kohanud erinevaid naisi, kes on olnud ka andnud nagu kõik ära, nagu iseendast lastele, elukaaslasele, mehele, nagu kõik nii-öelda. Ja siis ongi lõpuks nagu nii tühi iseendast, siis mul on ka nagu tekib see kahjutunne, siis mul tekib selline tunne, see missioonitunne tuleb sisse, et kuidas ma saaks panustada Eesti nagu naiste võimestamisse rohkem teadlikumalt, et miks üldse juhtub selline asi, et üks naine nagu kukub kokku nagu võre nii-öelda. Ja lõpuks tegelikult ma olen saanud ka aru sellest, et on neid naisi, kes
ei tahagi abi, on ju. Nii et tegelikult siin on nagu mitme otsaga nagu asjad tulevad mängu. Aga olles ise igapäevased meeskondi koolitamas ja arendamas, siis ma alati kutsun mõtlema, et millised on need vabatahtlikud tegevused, mis te teete ühiskonna jaoks. Ja vabatahtlik töö on tohutult hea viis õppida uusi kogemusi, õppida ise ennast tundma, panema ennast paremasse protsessi juhtimise või meeskonnajuhi rolli. Ehk ma tahaks tulla nüüd selle olulise, ehk tulla sellest natuke veel nagu nukrast kohast korraks ja sellesse teise poolsusesse, et rääkida sellest, mida vabatahtlik töö tegelikult teile õpetanud ja andnud on. Ja mina ütleks küll, et vabatahtlik töö on olnud minu tööelu väga selge nagu disainimise aspekt ja väga teadlik, miks on andnud väga palju juurde nii-öelda. Ehk mu 10 aastat Eesti ettevõttega naisteorganisatsioonis on ikkagi, ma ütleks selle kohta, et justkui nagu leadershipi mitteametlik doktorikraad, vaata. Nii et nüüd on see koht, kus tuua välja kõik see, mis tegelikult on vabatahtlik elus just positiivselt teie elus muutnud nii-öelda. Mul on ainult positiivne. Just. Kõlab võib-olla natukene nukralt siin, aga tõenäoliselt see sama, mida sinagi välja tood kõige rohkem, et ühelt poolt need kogemused ja õppimine, teiselt poolt, ma arvan, tohutu kasvamine nagu ikkagi inimesena. Et see muudab väärtussüsteemi ikka väga palju. Ja väga sageli ikkagi paneb asjad nagu paremini nagu perspektiivi iseenda jaoks, et mis on tegelikult elus nagu oluline, mis on nagu hästi, et mina arvan, et mind on see inimesena ikkagi kõige rohkem kasvatanud. Loomulikult need kogemused ja ma tunnen väga hästi juba ka meditsiiniasutuse katuse all toimivat ja orienteerun masinates, mis on, ma ei tea, enneaegsete laste raviga seotud ja loomulikult nagu selline väga avardav maailm, et kuidas üks meditsiinisüsteem toimub ka sinna juurde. Ja ma arvan, et millega sa tõenäoliselt nõustud, et minu elus ei oleks kunagi neid inimesi, kes seal täna on, kui ma ei oleks oma elus seda kriisi läbi teinud ja nendega läbi selle raske kogemuse kohtunud. Et ma arvan, et see on ehk kõige suurema väärtusega, et tõesti. Ehk inimesed. Ehk siis inimesed ja mõeldes veel sellele, kui need inimesed on saanud kokku millegi nii võimsa pinnalt, et neile on samad asjad korda läinud, siis sa võid ette kujutada, et nende inimesega õnnestub nagu nii mõndagi nagu maailmas ära teha. Ja see sarnaste väärtustega inimesed ja kui see tunne tekib, et me mõtleme ja tahame samu asju muuta, ma tean, mis tunne, see on niisugune nagu sellised nagu suured tiivad, mis on eriti jõudsad, sellised julged kohe, nii et jah. Ma küsin su käest järgmise küsimuses kohe selle mõtte, et missugust aspekti oled sa integreerinud oma tööellu näiteks? Et missugune nagu vabatahtliku töö panus on võib-olla olnud just see, mis on aitanud tegelikult sul kuidagi nagu juhina oma valdkonna eksperdina hästi toimetada? Ma arvan, et kuna seesama inimeste teema ja inimeste tundmise teema, inimeste lugemise teema, inimeste mõistmise teema, ehk siis jällegi see inimsuhted justkui nagu? Jah, et ma töötan ju ka oma põhitöös hästi palju nõustamisvaldkonnas ja ega sinna tulevad ka ju tegelikult inimesed, ükskõik mis professionaalne nii-öelda loor nendel tulevad ikkagi oma lugudega, ikkagi oma kogemustega. Et ma arvan, et see on ikkagi universaalne ja kui veel, siis ma arvan, et ma ikkagi nagu vastupidavamaks ka saanud. Ikkagi läbi teatud sellist... Ja ise ennast isiksusena paremini tundma õppinud. Jah. Ma ei oska nagu nii öelda, et mis nüüd... Kui midagi meenub, saab lisada, eks ole. Nii, Johanna-Maria, kuidas sinul? Mis on see, mis tegelikult sulle selle poole aastaga siis kõige rohkem õpetanud on või missugust asja? Sa just rääkisid ka see meeskonna juhtimisest ja delegeerimisest natuke. Ma arvan, et viimased pool aastat on õpetanud, et ma ei ole üldse nii hea juht, kui ma arvasin, et ma olen. Kas see on hea teada? Kuigi ma arvan, et see päris nii ei ole. Aga kõige üldisem, ma arvan, kõige üldisem õppetund on see, et tunnistada oma vigu, tunnistada seda, et keegi meist ei ole ideaalne ja tegelikult sul peab olema võime vastu võtta abi.
Ükskõik, milline see ka ei ole, et see on ka pisidetailides ja suurtemates asjades, et mina pean väga palju veel õppima avatust Avatust. ja vastuvõtlikkust, sest et mul on selline halb isikuomadus, et mul on peas mingi skeem ja mingi mõte, et kuidas see peab välja nägema. See on sinu peas, See on minu peas, ma seda välja ei ütle, aga kui teised pakuvad ja panustavad oma ideid, siis ma ütlen, et kuulge, puhake jalga. See asi käib niimoodi, et vaikselt on mind nüüd muditud ja ma püüan sellega hästi palju vaeva näha tegelikult, et ma oleksin tegelikult oma meeskonnaliikmetele, oma koostööpartneritele ka parem kaaslane, sest et see on tegelikult ju teekond, mida me kõik koos läbime. Et just see inimesena kasvamine on, ma arvan, et kõige suurem õppetund ja teadvustamine, et see ei ole teekonna lõpp, vaid see on alles teekonna algus enesearengus. Aga kui sa mõtled nüüd, et sa ütlesid küll, et sa oled aru saanud, et sa juhina pole võib-olla nii hea, on ju, aga kas sa oled märganud ka, et milles sa väga hea oled tegelikult? Ma olen oma töös väga kiire, väga konkreetne, kohati võib-olla liiga konkreetne, osad ei ole Tere sellega harjunud. klubisse. Ja seda võetakse ülbusena, eriti veel naisena. Ajalise ressursi kasutamises olen ma äärmiselt hea. Sellised punktid, ma arvan. Aasta emaks ma ei tituleeri ennast veel sellepärast, et ma olen väga harva kodus, aga kunagi võib-olla, et tegelikult ma arvan, et ma olen palju parem ema, kui ma olin enne sõja algust. Sest et nüüd ma olen kohal. Enne sa võisid olla kuskil oma mõtetes ära, aga nüüd ma tean, et kui ma olen siin, siis ma olen siin. Kui sa oled kodus, siis sa oled kodus. Jah, et enne mul seda oskust ka näiteks ei olnud. See on ka väga väärt oskus kindlasti. Aga seda peab ka veel treenima. Jaa, tuleb treenida. Aga kui ma teid kuulan, siis ikkagi jääb mul tunne, et teil on kuidagi nagu 24/7 nagu rohkem aega. Et enamus inimesed räägivad, et mul on nii kiire, ma ei jõua üldse midagi teha. Kust te võtate oma aja? Sinul on praegu küll nagu täiskohaga nii-öelda töö, aga siiski, et see sai alguse ju ka teistpidi, et kuidas saada aega, et kuidas siis võtta seda aega, et nagu leida seda aega? No siiski kõigil on see 24/7, eks ole. Ja valikute küsimus. Valikute küsimus, et kas sul on see olemas, see miski koht, kuhu tahaks panustada? Kui sa leiad selle, siis sa leiad ka selle aja ilmselt. Ma olen täiesti kindel, sest see ei ole ainult andmine, et see on ka selline taastootlus-allikas samamoodi. Et sul on võimalus ka isiksusena igatipidi vastu areneda. Jah. Täpselt samamoodi, nagu sa planeerid oma trenni. Just. Või õhtul Netflixi asemel sa võid ju planeerida seda teiseks tegemuseks, et sa võid võtta vabatahtlikud tööd ka nagu näiteks nagu hobi. Jah. Just. See mahub tegelikult sinu kalendrisse, kui sa leiad just selle õige asja, mis sind sütitab. Ma arvan, et siis see on eriti lihtne. Et kui keegi ütleb, et tal ei ole aega, et vabatahtlikku tööd teha, siis ta ei ole võib-olla veel küps või ta ei ole seda oma asja leidnud. Et ma arvan, et see just see vaba tahe, vaba soov, see nagu see termin ise defineerib, et kui sul see kutsumus on seal sees, siis sa tekitad selle ruumi, kas või selleks 1 või 2 tunniks, mis sa tahad siin anda. Et väga hea. Aga tõesti, et me siin rääkisime ka, et tegelikult igaüks võiks nagu ümberringi natuke vaadata, on ju, pole oma lähiringas mingisugust nagu probleemi, sellest lähtuvalt selle vabatahtliku koha nagu leida. Aga kuidas teile tundub, et milline täna üldse on Eestis selline nagu vabatahtlikkuse nagu hetkesituatsioon, et mida võiks Eesti, ma ei tea, seaduslika süsteem teistmoodi teha, et meil oleks sellist veel rohkem teadlikku vabatahtlikku panustamist, mida iga inimene võiks veel kuidagi nagu mõelda teistmoodi, et ma ikkagi näen täna ka sellist situatsiooni, kus inimesed jätkuvalt ütlevad, et riik peaks toetama mind sellega ja sellega ja sellega, siis ma alati küsin nagu iseendalt, et huvitav, et kuidas sina riiki toetad, millise nagu oma panuse, oma teadmise, oma kogemusega, et minu arust on siin nagu vastastikune koostöökoht, vastastikune panustamine ja isegi meil on käinud mingis jutuajamisest läbi see mõte, et tegelikult see võiks kuidagi olla nagu, ma ei tea, nagu kuskil keskkonnas kirjas see vabatahtlik töötund või see tööandja aspekt, et teie mõtted siit, et mida panustada ja kuidas saaks tööandjat, riik ja mida üldse muuta näiteks selles teemas?
mulle meeldib õudselt selline ütlus, et kus näed kohta laita, mine ja aita. Et see ongi tegelikult, ma arvan, et Eesti ühiskond on päris palju tegelikult arenenud nüüd siin sõja algusest, eks. Ja see vabatahtlikkus, millega sa oled seotud, ei pea olema üldse Ukrainaga seotud, vaid et ma arvan, et see on just andnud sellise tõuke, et inimesed just mõtlevad avatumalt, eks ju, et kuhu nad saaksid panustada, sellepärast, et ühest ideest tekib alati mingi uus idee. Et no tööandjate poole pealt, me siin enne ka arutasime, et on väga paljud tööandjad, kes tulevad oma töötajatele eks vastu ja sina tead kindlasti sellest rohkem rääkida. Aga et ma arvan, et ongi, et me peame üldse oma ühiskonnas seda vabatahtlikku tööd rohkem väärtustama ja andma sellele väärtuse, et praegu see on justkui niimoodi, et ma olin kuskil, teen midagi vabatahtlikkuse põhjal. See ei ole nagu seksikas. Ja see on selline, et tubli, mine, vaid et sellele tuleb anda mingi uus tõuge ja ma arvan, et see võiks olla täpselt nagu ka on rohepööre, eks ju, et see on mingi selline mõte tegelikult muutus, mis peab meie ühiskonnas toimuma ja ma arvan, et selleks on tegelikult väga küps aeg hetkel, et me oleme kuidagi jõudnud selleni või jõudmas selleni. Situatsioonid on teinud asja paremaks. Ja, et sellel tuleb lihtsalt anda väike tõuge veel. Ja võib-olla natuke selleks nagu teadlikku tegutsemist selle koha pealt, et no see on hästi suur aspekt selle juures, teadlikkus. Jah, et see näide organisatsioonide puhul, et näiteks kui tulebki mängu kuidas tööandja näiteks saab? Absoluutselt, et kui inimene ütleb, et ma käin tööl, mul on pere, kust ma selle aja võtan, kuidas ma panustan, et siis meil on Eestis väga juba ägedad eeskujud organisatsioonide näol, kes on vabatahtliku töötunnid oma tööaega integreerinud, öeldaksegi välja, et me organisatsioonina panustame näiteks mingit oma teadmist, kompetentsi, mina Fonteses näiteks ka osalen sellises väikses tiimis, kus me kollektiivselt oma teadmist teatud organisatsioonide suunas nii-öelda pakume oma teadmisena, ehk siis vabatahtliku tunnina, pro bono tund, me nimetame seda siis nagu oma organisatsioonis ja täiesti kokkuleppeline ka personaalsete väljaspoole Fontese tegevust panustavates valdkondadest, et kas mina saan näiteks seda oma kutsumust või oma missiooni kuidagi täita ja mul see kokkulepe on olnud, et kui sul on vaja sinna haiglasse minna, siis loomulikult sa lähed sinna haiglasse. Et see tegelikult nõuab, et üks on see ühiskonna tasand on ja siis me tuleme sealt järjest allapoole, kes on see kogukond ka meie ümber, et kellega me veel peame neid kokkuleppeid tegema. Et jah, ma arvan, et kui see ühiskonna tasandilt hakkab see mõtteviis nagu muutuma, et siis võib-olla see ühiskonna tasand ongi liiga kõrge, võib-olla see peaks altpoolt üles tekkima, et organisatsioonidest nii-öelda välja kasvama, et ma arvan, et need on need head näited. Kas tööandja, kui me räägime nagu tööandja atraktiivsusest, kas see võiks olla juba selle väärtuspakkumise sees nii-öelda, et tegelikult töötaja saab nii-öelda tööaja sees teha nagu X arvu nii-öelda nagu töötunde vabatahtlikuna? Kuidas see tundub sulle? Vaat see ju jällegi sõltub, kellele sa seda pakendad, et kuidagi oleks kas see võiks olla äkki nagu see koht, kus inimene, kes tuleb tööl kandideerib, et ta hakkab ka läbi selle tegelikult mõtlema, äkki võiks tõesti kuhugi kandideerida või nagu ütleme, nagu pakkuda oma teenust, või oma teenust või oma panusta? Sest tegelikult on ju väga paljud organisatsioonid ju oma, eks ole, defineerinud oma nii-öelda vastutustundlikkuse poliitika ja kuidas me panustame, mida me ühiskonda anname, kuidas me anname. Ma arvan, et see peaks olema hästi siiralt seotud sellega. Et kui me ütleme, et me seda organisatsioonina kollektiivselt toetame ja me usume ja me panustame sellesse, siis kuidas see selles väärtuspakkumises võiks siis nagu kirjas olla ja et see tõesti ei oleks siis nagu vahva sõnakõlks, et kuskil kodulehel, vaid päriselt, et mis on need teemad, kuhu me oma tundi ja aega ja energiat nagu suuname. Et sellisel juhul see oleks vau. Ma arvan, et see on tegelikult, me räägime siin tööandja brändi arendamisest, siis see on kindlasti teema, mida tööandjad saaksid nüüd nii-öelda integreerida oma tegemistesse ja mõelda võib-olla ka nagu organisatsiooni mõttes, et mis on see asi, kuhu me tegelikult täna organisatsioonina tegelikult koos panustame ja mis on see väärtusloome just nagu, mis on see eristuv aspekt sinna juurde veel. Ma arvan, et see oleks väga kihvt, kui me nagu läheneks sellele juba üldse nagu organisatsiooni nagu pinnalt ja siis on võib-olla neid nagu teadlikke vabatahtlikke ka meie seas rohkem nii-öelda.
teadvustamine. just jah, nii et ja praegu tegelikult on päris palju selliseid nagu lauljaid, ma tean, Ott Leplandki käib oma panustamas, on ju, et minus Päästeametis, kui ma ei eksi. Ehk et häid nagu mõjuisikuid on olemas, kes seda teevad ja ma arvan, et siin saabki nagu hoogsamalt just hoogu võtta juurde. Just. Kas midagi veel, mida tegelikult võiks selle vabatahtliku teema juures öelda, mida veel mainida? Ma arvan, et kõige olulisem on leida ongi leida see asi enda jaoks, mis sind sütitab ja kuhu sa tahad panustada. Et see on, ma arvan, et põhiline, sest et nagu me ülikoolis vahest võib-olla ei lähe alati niimoodi, et esimesel kursusel saad aru, et võib-olla ei ole minu asi see juura ikka või see ajakirjandus, eks ju, sa proovid midagi, katsetad midagi uut. Et see on nagu kõikide teiste asjadega, võib-olla mul ei maitse see toit, aga et ma proovin hakata midagi lihtsalt uut. Kuskilt pihta ja mõelda, võib-olla äkki oma läbi hobide näiteks? Ja noh, ma arvan, et nii nagu sa küsid, et mis mulle üldse on nagu oluline või mis mulle korda läheb või mille pärast ma tegelikult nagu mille ma mõtlen, mis mind paneb nagu natukene kipitama kuskilt. Et need on nagu head päästikud tegelikult. See lihtsalt, et ma nüüd, et ma ei tea, vabatahtlikkuse moes hakakem kõik vabatahtlikeks. Et see ei ole uus õige nagu tõuge, vaid see on ikkagi see, et kuhu see minu süda siis nagu tuksub. Et tegelikult on tõenäoliselt need teemad nagu olemas. Ja meil on päris hästi juba ikkagi ju kuidagi korrastumas ka see vabatahtlikkuse süsteem, et meil on katusorganisatsioone, meil on võrgustikke, kus sa saad tegelikult päriselt vabatahtlike tööpakkumistegagi tutvuda ja täiesti, ma ei tea, eraldi karjääriteed on ka juba defineeritud, et kuidas vabatahtlik, näiteks noore inimesena, kui mul ei ole veel töökogemust, kust ma võiksin pihta hakata, kust ma seda kogemust saan. Vabatahtlikkus on suurepärane võimalus, kõik sõltub, kus ma oma elus olen ja kus see koht minu elus sellele asjale peaks nagu olema. Ja nii palju, kui ma alati koolides käin ka mingisuguseid loenguid pidamas, siis ma alati ütlen noortele, et võtke vastu kõik vabatahtlikud tegevused, te saate endale iseennast paremini tundma õppida, uued kogemused, uued sõbrad, et see mõjutab nii palju. Ja mina üldjuhul aitsin hiljuti just omal tuttaval värvata ja võtsin lahti inimese CV-st, kohe selle viimase ploki, tema hobid, ma vaatasin kohe, mis ta hobideks teeb ja mis on tema panus nagu vabatahtlikuna. Mind isegi see nagu tema professionaalne, väga uhke nagu treppi ei huvitanud, vaid ma tahtsin näha, mis on tema muu elu ja sealt ma hakkasin hoopis seda putsat kokku panema. See on hästi huvitav, kas see on nüüd muutunud? Sest et ma mäletan, et kui mina käisin ülikoolis, siis oli hästi populaarne. Sa ei saanud kuskile välisministeeriumisse või kuskile advokaadibüroosse ilma selleta, et sa oleksid teinud praktikat, et sul oleks kogemus. Loomulikult keegi ei võtnud sind tööle kohe alguseks, aga et ongi vabatahtlik töö, lisakursused, eks ju, enese täiendamine, et see vabatahtlik töö on ka tegelikult vabatahtlikkus, on ka ju enese täiendamine ja see huvi tundmine. Et väga huvitav, kas nüüd on noorte seas midagi muutunud. Täitsa huvitav oleks seda statistikat vaadata, et kas midagi on muutunud nüüdseks 15 aastat hiljem. Sest vaata, inimesed ütlevad, oi näed, sul veab, et sul on selline oskus ja selline asi ja selline kogemus, aga mina ütleks, täna on võimalus neid kogemusi hankida läbi vabatahtliku töö väga palju erinevatest aspektist ja tegelikult nagu seeläbi nagu luua endale nagu töö mõttes täiesti nagu uus profiil, kokku panna täiesti unikaalne nagu situatsioon oma nagu persooni mõttes ka. Just. Täiesti huvi pärast võtsin lahti selle sama portaali, minust kas vabatahtlike või vabatahtlikkuse värav, kus on eraldi ja see nii-öelda põhimõtteliselt see pakkumiste turg olemas ja kuhu saavad ju organisatsioonid lisada oma töökuulutusi. Väga äge, kui ma vaatasin just nagu noortele suunatud võimaluste võtmes, et ja ei tähenda ka sellist pikka commitmenti või sellist pühendumust, võib-olla ongi ühe sündmuse põhine, ühe organisatoorse mingisuguse, ma ei tea, on see maratoni, ma ei tea, vabatahtlike korraldamise tiim või mis iganes, et see ei pea olema, meie siin kirjeldasime võib-olla sellist pikaajalist või sellist või siis see, et nagu mul on tohutu kriis olnud ja nüüd, kui mul ei ole seda kriisi, et siis ma need päästikud on nii erinevad, et tegelikult see peab olema lihtsalt see mingi tõugev ja tõmme ja mis see siis minu jaoks on. Mul on ka see hea mõte, et kui sa näed, et sa kuskilt näed viga nagu laita, siis tegelikult sellest lähtuvalt saaks hakata mõtlema, aga mida mina saan teha
selle sama asja jaoks, mida ma just nagu hiljuti nagu kritiseerisin näiteks, et sellest lähtuvalt. Riik ei teegi, praegu ma vaatan ka seda, et riik maksab siis elektrit meil kinni, eks ju, ja väga tore, nii kõik sõbrad, see tuleb meie taskust täpselt samamoodi, et see on lihtsalt nagu nõiaring, et kui sa näed neid kas või väikseid probleeme, võib-olla mis on sinu ühistus, eks ju, need kohad, mis kriibivad sinu hinge, aga tegelikult ära oota seda, et keegi teine lahendab selle probleemi sinu eest, vaid et ole siis nagu ettevõtlik ja ole ise entusiast ja lahenda ise see probleem ära, sellepärast et see lahendus annab sulle tegelikult sellise poweri. Jaa, et see on jällegi, ma ei ütle, et see on üks linnuke jälle kirjas, eks ju, vaid see tekitab sinust ka hea enesetunde, et jah, vot jälle, ma sain hakkama. Lahendasin selle probleemi ära, võib-olla nüüd järgmine kord ma olen just nagu entusiastlikumalt võtan näiteks mingi muu asja ette, kas see on tööalasilt või ükskõi eraelus, et see annab sulle tegelikult julgust juurde. Täpselt, ja ma näen täna nagu meeskonna koolitusi tehes, et inimestel on nii vähe julgust. Julgus saab läbi erinevate kogemuste tegemist absoluutselt juurde. Julgus otsustada, võtta vastutust, issand halasta, leidke see üles. Ja teine asi ka see, et minna tegudele, isegi kui see hirm on tegelikult sinu sees olemas ja siis hakata seda juhtuma. Nii et võib-olla ongi siit hea kokku võtta selle põhimõttega, et vabatahtlik töö annab sulle aru saama, kes sa ise tegelikult oled ja ülihea võimalus õppida ennast paremini tundma. Sul on võimalus kogeda uusi kogemusi, oma karjääri teekonnale saada justkui sükst nagu parimat kombinatsiooni uutest kogemustest ja võib-olla läbi sellega tegelikult leida endale hoopis mõni äge uus tööpakkumine. Ja loomulikult toob vabatahtlik töö kaasa meeletus koguses väga ägedaid, sarnaselt mõtlevalt, sarnaste väärtustega inimesi. Nii et sina, kes sa meid täna kuulasid, kutsun sind mõtlema, et mis on see koht, kuhu sina saaksid kas 1 tunni kuus panustada või 2 tundi või 3 tundi ja usu mind, et meie Eesti ühiskond läheb selle võrra paremaks. Nii et panustame, oleme teadlikult vabatahtliku rollis ja muudame maailma. Aitäh kuulamast! Aitäh! Aitäh teile! Aitäh! Rahamaailma oportunistid. Raevukad fanaatikud. Moodsa panganduse stiili näide. Julged otsustajad. Sellised me siis oleme. Selline on LHV.